Hei, müügirahvas. Igale poole üle kogu Eesti ja üle kogu maakera. Miks mitte üle kogu maakera, igale poole, kus YouTube ulatab ja elu on näidanud, et YouTube ulatab igale poole. Ma tervitan teid taas kord mõnusa müüginädala puhul. Ma seekord pidasin teeäärde kinni, kuna tõesti võtan süü omaks. Eelmine kord ma sõitsin ja vahepeal olid käed roolist lahti. Vabandan selle pärast. See ei ole okei. Üldiselt nende videote tegemisel on nagu mõte see, et käed on rooli peal ja tegelikult ma jälgin teed. Aga ilmselgelt turvalisem on jääda tee äärde seisma ja teha seda videot niimoodi. Igal juhul ma kavatsen jätkata eelmise korra mõttega. Eelmisel korral me rääkisime siis müügitööle kandideerimisest. Rääkisime sellest, milline CV võiks välja näha, milline sinu olek võiks olla, mida sa peaksid ennem tulekut veel korraks läbi mõtlema. Ja täna jätkame sealt. Esmalt aitäh teile kõigile, kes te vajutasite eelmisele videole like, kes te eelmist videot vaatasite. Ma siiralt tänan teid. Like'id näitavad tavaliselt seda, et kas läheb korda või ei lähe korda. Ehk siis, kui te hindate ükskõik millist YouTube'i videot, siis kui vaatamisi on 2000 ja mitte ühtegi like ei ole, siis võite teha enda järeldused sealt. Kui vaatamisi on 200 ja seal on 7 like'i, siis võite ka teha omad järeldused sealt. Nii et ma siiralt tänan nende inimestele, kes vajutasid like ja kellele see video korda läks. Kui seda videot vaatad ja see sulle korda läheb, siis taaskord vajuta all nuppu like. Soovi korral jaga nende inimestega, kellele see võiks kasulik olla. Igal juhul minu müügiminutid on noortele hakkajatele müügiinimestele, kes otsivad oma teekonda, kes tahavad pidepunkte, kes tahavad kellegagi koos kõvasti mõelda, kes tahavad informatsiooni. Siiamaani on olnud see nendele inimestele kasulik ja ma loodan väga, et see jätkuvalt nii on. Igal juhul, aga lähme tänase teema juurde. Tänaseks teemaks siis kandideerimine, müügitööle kandideerimine. Ehk siis, mis juhtub siis, kui sa tuled ja istud intervjuule laua taha. Mõtle korraks selle peale, et me oleme jõudnud ajastusse enesemüük 3.0 ja miks ma nüüd ütlen, ma ütlen seda igal pool. Enesemüük 3.0 tähendab seda, et kui 2 aastat tagasi suurte ettevõtete personalijuhid sosistasid ja ütlesid, et varsti jõuame sellisesse ajastusse, kus inimesed hakkavad ennast tunnipõhiselt müüma ja hakkavad osalema projektides, tahavad olla oma olemuselt vabad ja mitte kuskil kellast kellani istuda, siis ma arvan, et täna 2 aastat hiljem on see juba käes. Maailmatrendid ja võib-olla USA poolt tuleb see veel väga tugevalt. Mikroettevõtlus, prognoositakse mikroettevõtluse kasvu. Ehk siis inimesed tahaksid müüa oma töötunde. Ja nüüd, kui te mõtlete, et see ongi enesemüük 3.0 ajastu, ehk siis kuidas sa ennast suudad maha müüa. Ja kes on müügitööd natukenegi teinud, see tegelikult teab, et müügitöö ja kliendi kohtumise esimene protsess on enesemüük. Kas sa oled usutav või sa ei ole usutav? Kas sa tundud autoriteet, kas sa tundud hooliv, kõik sellised pisikesed komponendid loevad selles väga olulist rolli, kas ma sinu taga toodet üldse näen või sinu taga seda brändi, kus sa töötad. Ehk siis, kui sina ei tundu usutav, siis sealt edasi on juba väga-väga raske minna. Nüüd, kuidas see puutub tööintervjuusse? Tööintervjuusse puutub see nii nagu igasse teise müügitehingusse. Ehk siis, kui sa tuled tööintervjuule, siis heas mõttes tuled sa ennast müüma. Mida see tähendab, et sa tuled ennast müüma? Ma toon siia sellise võrdluse, et kõik, kes on pidanud avalikult esinema, kas või iseenda oma tööseltskonnas pidanud midagi ette kandma. Te teate, et selle hetkeni, kui sa ajad lihtsalt mõnusat loba üle laua oma nagu kolleegidega, senini on kõik chill. Senini on nagu, kõik on fun, viskad nalja, kõik on nii lihtne ja nii tore. Ja siis toimub hetk, kus juht ütleb sulle, et kuule, ole hea, Rain, et sa käisid eelmine nädal mingit toredat seminari kuulamas või sa kohtusid mingi ägeda kliendiga. Kuule, tõuse püsti ja räägi korraks teistele sellest. Ja siis järsku nagu võluväel kõik muutub. Tõused püsti, lähed näost punaseks, vaatad täpselt need samad inimesed, kellega sa ennem just rääkisid nädalavahetuse ja kõigest ägedast, mis sul toimub, nüüd sa pead neile justkui esinema hakkama. Ja kui te nüüd mõtlete, siis tööintervjuu on mingis mõttes ka esinemine. See on mingis mõttes avalik esinemine, eriti siis, kui sinu kõrval on veel teised inimesed. Ja sa pead nendega justkui natukene võistlema otseselt, sa tegelikult ei pea, aga mingis mõttes on see ikkagi väikene avalik esinemine ja selline väike võistlusmoment on ka seal juures. Ehk siis sa oled laval
ühtaegu oled sa laval ja nüüd on üks reegel, mille ma sulle siit tänasest kaasa annan. Laval müüd sa kõige paremini siis, kui sa saad väga kiiresti iseendaks. Ehk siis sul on alguses natukene ärevus, sul on ebamugavustunne nii kiiresti kui võimalik, kui sa suudad iseendaks saada. See on sinu võidureegel. Ehk siis sina, sinu keskmes, sinu olemuses. Ja nüüd, kui te mõtlete korraks selle peale, et müügitöö, tööintervjuu, mina küsin seal väga selliseid suhteliselt spetsiifilisi küsimusi, mis puudutavad ainult sind ja sind ennast. Kui sa nendele küsimustele proovid raamatutõdedega vastata, siis see paistab väga kergelt välja. Ehk siis, kui ma küsin sinult, mida sina sellises situatsioonis teeksid ja sa hakkad rääkima üldiselt sõnadega, üldiselt või tavaliselt käitutakse selles situatsioonis niimoodi, siis kindlasti ei ole see, mida sina teed, vaid see, mida sa kuskilt raamatust oled lugenud. Ja sa ise ka ei usu, aga üks sõna võib reeta selle, kas räägib sina või räägib raamatu tõde. Ehk siis minu siiras soovitus, kuna müügiintervjuul müüd sina ennast, ettevõtja ennast ja oma ettevõtet, siis ära müü ennast üle, ära proovi olla keegi teine, ära proovi olla ideaalne müügimees või müüginaine, sest me teame, et seda pole olemas. Ja mida mina otsin? Ma otsin seda sind, seda sinu keset, seda karismat, seda sinu päris kulgemist. Ja kui ma seda näen, siis ma tean, et ma räägin sinuga. Kui ma kuulen mingitki raamatu bullshiti, kuidas peaks asjad olema, siis ma tean, et sa ei räägi, siis sa ei ole ennast avanud. Ja kui sa ei ole ennast avanud, sellel on 2 põhjust. Kas sa tunned hirmu, kas sul on nagu seal intervjuus nagu ebamugav olla või sa ei taha ennast avada, sest sa kardad, et see, mis su sisemuses peitub, ei ole tegelikult õige müügiinimese vääriline. Ükskõik, mis sul seal situatsioonis on, ma soovitan sul siiret ja ma palun, saa kiiresti iseendaks. Eriti, kui su kõrval on teised inimesed, kes on nemad ise. Nüüd, milliseid küsimusi tööintervjuul küsitakse, eriti müügitööle kandideerides? Ilmselgelt küsitakse küsimusi, kuidas sa mingis situatsioonis käituksid, kuidas sa mingeid asju näed, sest sul on välja kujunenud enda nägemus, baseerudes, isegi kui sa oled teinud 6 kuud müügitööd, vahet ei ole. Või sa oled teinud 6 aastat või 16 aastat, mitte mingit vahet ei ole kandideerimisel tööintervjuul. Sul on mingi arusaam ja mida ausamalt sa seda arusaama väljendad, seda parem on. Ehk siis minu tänaste müügiminutite mõte on väga lihtne. Tööintervjuul leia oma kese üles, leia hästi kiiresti oma kese üles ja ära müü ennast üle, sest et kukkumine tuleb sealt päris kiiresti. Ja parem ole ehe ja ole see, kes sa oled, sest siis on suurem tõenäosus, et ma ei pea sind läbi filtrite vaatama, sa ei kanna mingisuguseid maske, sa ei taha olla keegi teine, kes sa tegelikult ei ole. Sa oled sina ise ja sinu suhtumine on see, võta mind sellisena, nagu ma olen, sest ma olen niimoodi hea. Ja kui ma ei saa aru, et sa oled niimoodi hea, nagu sa omas maalas oled, siis raamatutõdede abil sa hea kindlasti ei ole. Ehk siis, sõber, kes sa kandideerid, kas minu vestlustel või mõnel teisel töövestlusel, siis mõtle, et kuidas olla võimalikult sina ise oma keskmes ja sa võidad ärevuse võimalikult kiiresti, kui sa tuled ise endasse. Ütled, mina olen siin töövestlusel. Mina räägin sellest, mida mina arvan ja kas see on hea või halb, sellel nagunii ei ole tähtsust. Küsimus on selles, et siia juurde veel, kuidas, mille järgi inimesi värvatakse. Ja kui sa korraks selle peale mõtled, inimesi värvatakse peamiselt 2 komponendi alusel, sinu oskused ja sinu teadmised ja isiklik meeldivus. Et ma tean, et startupi maailmas räägitakse väga palju sellest ja väga paljud juhid värbavad niimoodi teatavad isikliku meeldivuse täiesti välja. On ainult kompetents ja kui sa selles oled fucking hea, siis sa annad minu tiimi värvi juurde. Tavalised inimesed, meile reegel number 1, meile meeldib osta enda sarnastelt inimestelt. See kehtib ka värbamisprotsessis. Me kujutleme vaimu silmas seda inimest ette oma tuleviku tiimis. Ja kui sa kujutad inimest oma tuleviku tiimis ette, siis esimene eeldus on sulle, et see inimene meeldib sulle, tema olemuselt. Ehk siis mõtle selle peale. Kui sa hakkad mängima meeldivust, siis sa seda kindlasti ei saavuta. Kui sa meeldid, siis sa meeldid seda ehedana ja kui su kompetents on loomisjärgus, ehk siis ma olen valmis õppima, anna mulle lihtsalt informatsiooni, ma õpin kiiresti, ma omandan kiiresti ja ma kuulan sind. Või kui sa tuled, ütleme 20-aastase tööstaaži pealt ja ütled, kuule Urmas, ma tean, kuidas need asjad käivad
see on märk sellest, ma pole valmis ümber õppima. Ma olen juba oma arust autoriteet. Hoolimata sellest, et ma sellest valdkonnast, kui ma tahan oma elus nagu kannapöörde teha, ma ei tea mitte midagi, ma ei tea nendest klientidest midagi, aga ma arvan, et ma olen müügiäss, ehk siis ma olen kinni oma vanas raamis, ma pole valmis õppima, ma arvan, et ma olen niigi hea, siis minu soovitus sulle, namaste, ole nii hea, aga ole kuskil mujal nii hea. Sest elu on näidanud, nii nagu ma ütlesin ka eelmises osas, need, kes arvavad, et nad on maailma nabad, need failivad ja failivad täiega. Minu siiras soovitus sulle siit nendest müügiminutitest. Ära arva, et sa oled maailma naba. Isegi kui sul on 25 aastat staaži, sa teed oma elus kannapööret, sa lähed teise valdkonda, teiste klientidega, teist põldu kündma. Ole avatud, ole lihtsalt avatud, ole see, kes sa oled ja arva seda, mida sa päriselt arvad. Raamatutõed jäta sellest elust välja. See on minu soovitus sulle. Kui sa tahad endale head müügitööd, siis kirjuta mulle, meiliaadress taas siin video jaluses. Telefoninumber ka, helista, võid igal ajal helistada. Kui sa oled sattunud dilemmasse, kuidas oma müügikarjääri tulevikus kujundama hakata, siis ma luban sulle, üks lõuna minuga võib muuta sinu mõttekäiku sellest, mida sa teed, kuidas sa teed ja mida sa näed, siis ma annan sulle lihtsalt perspektiivi juurde, sest mina näen seda suurt perspektiivi iga päev väga paljude inimestega suheldes ja organisatsioone seespoolt nähes. Aitäh sulle, et sa kuulad, aitäh sulle, et sa oled minuga. Kui näed väärtust, siis jaga ja vajuta alla like. Ma tänan sind südamest, näeme jälle. Ciao!